Уходящий год отмечен в Таллине сменой мэра. Что ждет горожан в 2026? Какие изменения возможны? Об этом и не только. Мы поговорим сегодня в студии с новым мэром Таллина Петером Рауцепом, представляющим партию Исама. Здравствуйте, спасибо, что нашли возможность прийти к нам в студию. Tervist. Вы известны критической оценкой экономической политики страны и достаточно резонансными выражениями. А готовы ли вы сами воспринимать критику и слышать оппонентов? Minu kriitika valitsuse suunal tuleneb sellistest uuringutest, tegelikest faktidest ja asjaoludest. See ei ole niisama. See on olnud aastatepikkune juba ja mina näen selles probleemi, et meil on valitsuse liikmed sageli püüdnud asju pöörata teisipidi. Nad on püüdnud kuidagi esile tuua mingeid alternatiivseid fakte või siis tegelikkust eirata. See on olnud suur probleem, sellepärast et niiviisi ei ole teadvustatud meie tegelikku olukorda. Aga see omakorda ei ole lubanud meil välja töötada siis ka tegevusi või kavasid, et kuidas me selle olukorra siis parandame. Ja nii on meie majanduses erinevalt meie naabritest läinud asjad aasta-aastalt halvemini ja sellest on väga kahju. Nüüd, mis Tallinna juhtimisse puutub, siis Tallinna juhtimine peab olema ikkagi faktipõhine, rajanema analüüsidel ja olema läbipaistev. Et siin me illusioone lubada ei saa. Minu hinnang on see, et ma soovin ja minu soov, et ma võtan kuulda kõik võimalikku kriitikat. Olen avatud ja arvan, et ainult sedamoodi saabki läbi diskussiooni jõuda selleni, et mis moodi me tulevikus peame siis otsuseid tegema, kuidas käituma. Diskussiooni on meie ühiskonnas üldiselt vähe. Ja tihtipeale on ta kas maha surutud, on ta kas lämmatatud justkui kellegi õige arvamusega, aga diskussiooni me vajame ühiskonnas laiemalt ja vajame ka Tallinnas ja selle eest ma kavatsen ka seista. Вошли ли вы уже в курс дела и где обозначились основные проблемы? Над чем нужно усиленно работать? Jaa, nende nädalate jooksul, õigemini veel enne ametisse kasumist, olen ma väga põhjalikult viinud ennast kurssi linna asjadega. Õnneks on mul see võimalus olnud. Ja mis asjaolusid võiks välja tuua? Esiteks see, et meie otsuseid siin viimasel ajal on tehtud kuidagi väga ideoloogiliselt või poliitiliselt, tehnoloogiliselt, et kui on räägitud väga palju just nagu sellisest inimese jaoks keskkonna parandamisest, siis tundub, et fetišeeritud on keskkonda ja ära unustatud see inimene seal. Et tahame neid asju muuta. Me tahame, et Tallinn oleks perede linn, kus on peredel hea elada. Loomulikult viimastel aastatel on läbi hinnatõusude, maksutõusude meie perede toimetulek kannatada saanud ja seetõttu linn püüab teha ka, mis on linnavõimuses, et läbi erinevate toetuste parandada perede olukorda ja tuua siis ka lapsi kasvatavatele peredele teatavat leevendust. Teine asi on see, et me soovime, et Tallinn oleks eestikeelses kultuuriruumis. Ja meie jaoks ei ole eestikeelsel õppel üleminek selline pelgalt tehniline küsimus, vaid et see on midagi palju suuremat, palju olulisemat. Ma võiks selle kokku võtta nii, et korrata seda, mida me teame. Need inimesed, kes on õppinud selgeks eesti keele, on tegelikult oma igapäevases elus, oma töös edukamad. Neil on rohkem valikuid ja seda me soovimegi läbi eestikeelsele õppele üleminekuga või ülemineku inimestele pakkuda. Ja omaette teema on siis majandus, et väga palju Eestis majanduses toimuvast sõltub Tallinnast.
SKT-st Tallinn annab rohkem kui poole Eestis. Ja Tallinnal on väga suur vastutus selles, kuidas Eesti majandusel läheb. Ehk me peame linnas jõudma selleni, et muuta niisugust nagu hoiakut, et me tõesti toetame ettevõtlust, vähendame bürokraatiat, ajakulu meie investoritel, kes soovivad meie linnas äri alustada, kes soovivad siia investeerida, siia ehitada, et nad saaksid kiiremini tegutsema hakata. Seda tuleb teha läbipaistvalt. Ja kokkuvõttes linnas otsustamiste kohta veel nüüd üks asi. Seal on 2 märksõna, on raha ja vastutus. Viimastel aastatel on kahjuks liiga palju võetud ette erinevaid tegevusi, millele tegelikult ei olegi rahalist katet. Ja nende peal on tehtud kulutusi erinevate planeerimiste, ideekonkursside, projekteerimiste. Need kulutused on miljonites, aga tihtipeale ei ole üldse kindel, et kas selle objekti valmimiseni me jõuamegi või realiseerimiseni jõuame. Et see on olnud vastutustundetu ja selline lähenemine peab lõppema ja asenduma täis vastutustundega. Партия ИСМА изначально заявила вас как технического мэра. Могут ли городом успешно управлять технические люди и насколько важна политическая составляющая? Jaa, olen tulnud poliitikasse erasektorist. Olen väga varasest noorusest, 25-aastaselt juba alustanud siis oma juhikarjääri, ettevõtte tippjuhikarjääri. Olen juhtinud erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone, seda nii erasektoris kui ka avalikus sektoris. Mis on minu tugevus, mille ma tahan kaasa tuua või olen kaasa toonud linna juhtimisse, on see, et ma suudan ühendada analüüsi ja sellise suurema globaalsema vaate otsuste tegemisel. Seda, ma arvan, on linnal vaja. Nüüd poliitika selgitab selle või annab siis kõikvõimalikele plaanidele suuna. Poliitika selgitab, mida me soovime teha, kuhu poole liikuda ja selline tippjuhi või tegevjuhi taust aitab seda kõike ellu viia. Just nimelt läbi planeerimise, läbi analüüsi, läbi kaasamiste, ka läbi kriitika vastuvõtmise. See on selleks, et poliitilised suunad teoks teha. Нет ли у вас ощущения разрыва между политиками и обществом? И если есть, то как это преодолеть? Jah, kahjuks viimastel aastatel on niisugune probleem meil süvenenud, et poliitikute ja avalikkuse vahel on niisugune lõhe tekkinud. Millest see tuleneb? Mul on tunne, et meie poliitikud või riigijuhid ei ela sageli reaalsuses. Asju pööratakse teisipidi, keerata teises valguses näidata, räägitakse faktide ümberlükkamisest, tuuakse esil justkui mingeid alternatiivseid fakte, moonutatakse statistikat, tõlgendatakse majanduses toimuvat mõistuse vastaselt, ütleme niimoodi. Et kui see kordub aastalt, siis ei ole poliitikute sõnal, lubadusel, kinnitusel enam kaalu. Ja siis kaob usaldus. Meie vabariigi valitsuskoalitsiooni toetus on ju napilt üle 10%. See tegelikult on väga ebarealistlik olukord, mis teistes riikides, millele järgnenuks siis valitsuse tagasiastumine. Meil seda ei toimu ja ei toimu kuni järgmise parlamendi valimiseni ja tegelikult ju mingisugust muutust valitsuses tõenäoliselt. Как преодолеть этот разрыв? Jaa, aga siin ongi see, et meie ühiskond on kaotanud ka võime diskuteerida, vaielda. Me oleme olnud suutelised igas asjas, mis meile kätte satub, ennast kuidagi kaheks jagama, rahvana. See on väga ohtlik.
meil ei ole diskussioone, me suudame majandusteemad isegi käsitleda kahel väga erineval viisil lõhestatult. See peab lõppema. Ka mujal valdkondades, viimasel ajal näiteks välispoliitikas on teemaks see, et ka seal me oleme justkui oma joones kuidagi kahte eri teed läinud. Kahju. Dialoogi puudumine ERR-is paistab see silma nõukogu tasandil. Me peame õppima kriitikat kuulama, me peame asju adekvaatselt hindama, me peame kuulama inimeste arvamusi ja me peame taastama selle kultuuri, et me suudame ka diskuteerida. Meil peab olema diskussioon ühiskonnas erinevate ideede ja erinevate probleemide üle. А готовы ли вы идти на улицы и общаться с жителями города, с теми же Ласнами, с теми жителями Põhja-Tallinna? Absoluutselt. See on minu töö üks osa, et kuulata inimesi, suhelda nendega. Olen seda juba alustanud ja olen ka väga kiiresti alustanud sellega, et kohtunud ka ettevõtlus- või erialaliitudega, erinevate ettevõtetega, kelle käekäigust ja kelle tulemuslikkusest meie Tallinna heaolu ja edukus oleneb. Et olen selle kõigega väga kiiresti alustanud ja eesmärk ongi see, et saada informatsiooni, saada erinevaid arvamusi ja kõiges, kus võimalik tekitada diskussioon, viia see analüüsini ja lõpuks langetada siis ka otsused. Какой вы, в принципе, представляете свою работу мэра? Это больше общение с людьми и какие-то политические заявления, разумеется, или скорее такая хлопотная работа в коммунальном секторе? Siin peab olema mõlemat ja ootus on, et vajatakse tegelikult mõlemat poolt. Vajatakse väga asjalikke ja vastutustundlikke otsuseid meie majanduselus. Me soovime seda, et linn on juhitud siis vastutustundlikult, professionaalselt, et linna eelarve on tasakaalus, et me oleme seadnud piirid linna võlakoormusele, et me seda ei ületa, mis on pikaajaliselt olnud. Et me soovime seda, et me oleme distsiplineeritud ja raamitsetud oma otsustes. Nüüd, mis puutub suhtlemisse linnakodanikega, nende kuulamisse, siis need prioriteedid olen ma lausunud, et loomulikult haridusvaldkonnas ja perede toimetulekus on eelkõige meie siis prioriteedid ja seal juures veel, et kui me räägime kas või seal linnakeskkonnast või millest iganes, siis ärme unusta seda, et me peame olema siiski inimese kesksed, kelle jaoks me seda kõike teeme. Вы уже не раз упомянули в качестве одного из приоритетов тему образования. Вообще, насколько много нужно помогать школам в вопросе перехода на эстонский язык обучения, и готовы ли вы заниматься решением проблем, в том числе кадровым кризисом в русских школах? Meil on linnavalitsuses väga hea ja väga ühtehoidev meeskond, linnapea ja abilinnapead. See on selgelt üks meie tegevuse prioriteetidest. Siin on koalitsioonilepingus ka kõik tegevused ette nähtud, ehk just seda sama üleminekut toetada nii eelarve pooled siis kuludega, et koolidel on võimalik leida, palgata tugiisikuid, õpetajaid abiks ja siis toetada eestikeelsel õppel üleminekut, et see saaks toimuda plaanipärasel ajal, plaanipärases mahus ja ilma järeleandmisteta. Põhimõte on selles, et meie inimesed peavad saama eesti keele oskuse ja see aitab neil noortel, kes siis kooli lõpetavad, tulevikus olla edukamad oma ameti valikul, töökoha saamisel ja hilisemas karjääris.
Вы как-то упомянули в полемике с нашими политиками, что худшее в экономике еще впереди, и где-то четверть населения может обеднеть, и особенно больно все это ударит по молодым семьям. Вот насколько велика эта опасность, и Таллinn готов что-то предпринимать в этом направлении? Jah, Tallinn on seda ette näinud. See on ka koalitsioonilepingus, et tuua tasuta lasteaiakohad, tuua sünnitoetused, ranitsatoetused, toetada kooliharidust. Siin on probleem tõesti selles, et isegi kui me järgmisel aastal jõuame majanduskasvuni, see on tõenäoline, et me jõuame. Aga peame silmas seda, et paariprotsendiline majanduskasv tegelikult ei pruugi olla kohe tuntav meie inimeste heaolus. Majanduskasvu ei saa nagu liialt võrdsustada siis nagu heaolu kasvuga. Jah, see on vältimatu tingimus, aga taust on ju selline, et meil on väga kiiresti tõusevad hinnad. Me oleme olnud siin rida aastaid Euroopa Liidu lausa kõige kiiremini tõusvate hindadega riik. Ega see saab jätkuma. Ja väike majanduskasv, suur hindade tõus paraku tähendab seda, et see on majandustermini järgi stagflatsioon ja selles olukorras inimeste heaolu ei parane. Nüüd, kui me räägime sellest, et kuidas on perede toimetulek halvenenud, siis üle Eesti näitajad on tõepoolest sellised, et möödunud suvel oli umbes 15% perekondadest, kes pidid kasutama oma eelmise perioodi sääste või võtma siis laenusid, et katta oma toimetuleku kulusid. Selle aasta keskpaigaks oli see tõusnud 20%-ni Konjunktuuriinstituudi uuringute kohaselt ja prognoosi järgi võib see aasta lõpus olla juba kuni 25. See on tegelikkus. Что бы вы посоветовали жителям в такой ситуации и ваши пожелания к праздникам? Soovin kõigile rahu ja lootust. Soovin kõigile seda, et aastavahetusel leitakse aega oma perede, oma lähedaste, oma heade sõprade ja tuttavate jaoks. Ma arvan, et meie Eesti inimesed on ikka olnud need, kes otsivad lahendusi. Ja ei saa see järgmine aasta ka olema kellelegi üleliia kerge, aga valmistume selleks, säilitame lootust ja oleme linna- ja riigijuhtide suhtes nõudlikud ja teeme tööd. Спасибо вам за то, что вы нашли возможность прийти в русскую редакцию Postimees. С наступающими праздниками и удачного Нового года! Aitäh kõigile! А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был новый мэр Таллина Петер Рауцеп. Благодарю за внимание.